Tere! Mina olen siin täna Kristinaga ja Kristina Tamm on üks meie ühenduses festivalil esinejatest. Kristina on imagoterapeut ja koolitaja ja me juba rääkisime siin väga palju suhetest ja need on nagu nii põnevad teemad, milleni me jõudsime ja natukene vestleme ka siin teie ees nendel teemadel, et saate mõtiskleda, saate küsida mingeid küsimusi, kaasa mõelda, kirjutada meile, et mis mõtteid, tundeid see tekitab. Ja Kristina, mul ongi selline esimene küsimus sulle, et mis sa arvad, et mille baasilt inimesed omale partneri valivad? Et mis on need nüansid, miks nad armuvad või just selle inimese leiavad, kellega nad koos on? Inimesed valivad partnereid keskmiselt kahel erineval põhjusel. Üks on see, et ma mõistusepäraselt, südant ei ava, aga mõistusepäraselt skänneerin siis, et kas see partner on minu lastele hea vanem ja lähen siis sinna suhtesse. Tihti muidugi on seal taga ka palju haiget saamist, miks seda südant ei julgeta avada. Aga kuidas siis toimub selline armumine, et me ei armu sugugi igasse inimesse tänaval. Mõni inimene absoluutselt ei kõneta. Aga meie kehal on rakumälu tasandil teadlikkus armastuse pildist, armastuse kuvandist, mis siis koosneb meie hooldajate, esmaste hooldajate, on need siis vanemad või on seal siis keegi veel oluline objekt olnud, parematest ja halvematest iseloomujoontest. Ja sellest, kuidas siis nemad on meiega käitunud, kui olemas nad on meie jaoks olnud, kui ühendust nad on osanud meiega luua või meid ära lükata sellest ühendusest ja sellest kujuneb meie isiklik armastuse kuvand. Igal inimesel on see väga personaalne ja siis teine inimene tavaliselt meenutab talle alateadlikul tasandil siis tema esmaseid hooldajaid ja see tundub nii tuttav. Isegi kui see ei ole võib-olla eluterve olnud, siis kõik, mis meie kehale on tuttav, me oleme seal ellu jäänud, on justkui turvaline. Ja kui siis on selliste omadustega see inimene, siis sealt tekibki see tõmme. Ja tavaliselt on veel seal nüansid, et partnerid tõmbavad teineteise poole selliste vastaskaitsekäitumistega, mis nad valu vastu on, nii et partneritest ka üks siis on enamasti eemale tõmbuja ja teine on rohkem klammerdaja tüüp. Ja sealt see match tuleb, nii et ei midagi teadlikku, puhas alateadlik kuvand ja tõmme tekib ikkagi selle osas, kelle osas keha tunneb ära midagi. Aga mind huvitab eriti see südame teema, et kuidas nagu läbi südame suhetesse jõuda ja sinna südame tasandini. Et kui sa ütlesid, et vahest valitakse nagu vanemaid oma lapsele, et kas siis see, kui me nagu läbi südame valime, kas siis justkui on juba midagi läbi käidud ja mingi areng nagu toimunud selle inimesega, et ta valib nagu südamest või kuidas sa neid suhteid oled märganud? Südamega valimine ei tähenda veel seda, et on juba mingi arengutase läbitud ja siis valitakse. Südamega valik on täiesti alateadlik valik ja vastavalt sellele, kus sina oma arengutasemel parasjagu elus oled, samal arengutasemele sa ka siis tõmbad ligi endale seda partnerit. Nii et süda on õige otsustaja, aga arengutase on kindlasti vastavalt iseenda olemusele. Et kas see tähendab siis seda, et kui sa südamega valid, et siis see teine inimene, kellega sa tõmbud, hakkab avama sinu südant. Et need protsessid, mis hakkavad omavahel toimuma, et need on nagu südant avavad protsessid või lihtsalt, et see valik on lihtsalt nagu südame järgi või seleta natuke võib-olla seda lahti? See tähendab seda, et partner, kelle poole meid tõmbab, kelle osas tekib see tunne, et tema on nüüd just see üks ja õige, see partner on meie parim tervendaja meie mineviku haavadest. Sellepärast, et just see partner oskab täpselt samamoodi panna meid tundma, nagu meie minevikus hooldajad on pannud meid tundma. Ja sealt saab toimuda edasi see tervenemine, mis on siis lapsena jäänud puudulikuks. Okei. Ja siis muidugi on vaja korralik annus teadlikkust, on ju, et võib ka minna sellega hoopis kuskile, selle protsessiga kuskile väga sügavasse nagu vastandseisu, mitte üldse nagu areneda edasi, et vastupidi tunda, et see teine teeb sulle liiga palju haiget, on ju. Just kui mineviku kogemus on lapsena see, et ma olen kogenud vanemaid ja seda lähisuhet ja seda armastust kui haiget tegevana ja ma ei tee nüüd iseendaga tööd ja ma ei kasuta seda südamega valitud partnerit ära kui potentsiaalset tervenejat ja me ei lähe koos sellele arenguteele.
ehk siis otsustame nagu mitte areneda edasi, siis on kindlasti väga reaalne, et sinna suhtesse saab tulema palju valu. Sest ka minevikus on olnud seda valu ja seal ei osata teistmoodi, aga kui koos minna sellele teele, siis võid päris kindel olla, et sa armud ainult sellesse, kes on sinu parim tervendaja. Ja seal koos kasvada jõuab. Väga huvitav, et kuhu selle tervendusega siis jõuda võib, et mis on see ultimate goal? Ultimate goal on ilmselt see, et ma oskan teist inimest kuulata. Ma oskan aksepteerida teda eraldiseisva inimesena ja ma ei näe temas ohtu endale. Ja sinna ultimate goal'i ilmselt jõuakski siis läbi selle ühenduse, mis suhte alguses tegelikult sõltumata sellest, kus sa oled oma sellel arengutasemel, see ühendus alguses on olemas meil. Me tõmbame teise poole, me tahame temaga koos olla, teda kuulata, panustame hästi palju aega ja jumaldame teda, ülistame teda. Ja siis ühel hetkel toimub siis see koht, kus me hakkame kõike, mis me enne ülistasime, siis maha tegema ja valu tekitama. Ja kui nüüd saadagi aru, et siin on see võimalus terveneda, kõik, mis mulle teises inimeses käib närvidele, on tegelikult väga kergesti mulle ette näidatud, millega ise siis tööd teha. Ja kui ma oskan seda võtta enese kasvu ja arengu kohta ja eriti veel seda partneriga koos teha, siis on võimalik see ühendus uuesti taas luua ülikiiresti. Oluline on, mind on kuulatud ja mind aksepteeritakse sellisena, nagu ma olen. See ei tähenda, et partner peab kõik nõustuma, mida ma teen, vaid ta ei tee maha minust seda osa. Ja siis ma saan aru või ma kujutan ette, et siis võib nagu see suhe tuua ka mõlemas inimeses välja tema tõelise väe nagu ja sellise nagu väestada ja tema võimed ja kingitused ja nii edasi. Just kui nüüd otsustatakse, kaks teadlikku inimest töötavad endaga. Just kui koos otsustatakse kasvada ja luuaksegi nii-öelda see turvaline kasvamine saab toimuda turvalises ruumis, kasvamine saab toimuda seal, kus on ühendus. Ja kui koos seda teekonda otsustatakse teha läbi, siis seal on tõesti kõik need sinu kadunud osad, mida sa lapsena siis ühel või teisel moel kõrvale panid, et vastata vanemate ootustele. Me lapsena tahame kõik, me sõltume vanematest. Siis need kaotatud osad on nüüd võimalik siis partneri abil välja tuua ja ennast siis selle läbi terviklikumana tunda hakata. Ja kui seal on kaks terviklikku inimest, siis see on ikkagi väga võimsa taseme armastus. Okei, turvaline ruum. Et mis see tähendab? Kuidas võiksid inimesed luua endale turvalist ruumi? Võib-olla seal juba video taga mõni saab väga hea nagu näpunäite, et kuidas seda teha. Mis on need? See on liiga pikk teema. Kindlasti on pikk, aga too mingi näide. Jaa, turvaline ruum, et sellest põhjalikumalt aru saada, miks seda on vaja, kindlasti on natuke pikem teema, aga turvaline ruum iseenesest tähendab seda, et kui ma hakkan midagi olulist rääkima, me hommikul võib-olla söögilauas räägime, hüüan sulle, kas sa tahad võileiba, panen sulle kohvi ka, see on selline, aga kui ma tahan midagi olulist rääkida, siis ma võtan selleks spetsiaalse aja, valin niimoodi, et mind miski ei sega koerad, lapsed, telefon ja me istume näoga vastamisi. Ehk siis nagu me keeramegi niimoodi ja ma olen nagu sinu jaoks olemas. Ma küsin luba, et kas sa oled valmis mind kuulama ja siis ma hakkan jagama ja teine inimene ei sõida siia sisse, ta kuulab ja peegeldab tagasi. Sest mis me tavalises vestluses teeme, kus meil see ühendus läheb kaduma, on see, et me kuulame oma vastuseid oma peas, mida kaaslasele öelda. Mitte ei kuule enam tema juttu 100%. Me võtame kuskil 20–40% teise jutust vastu. Ja kui mina nüüd istun siin ja ma näen, et partner on ainult osa vastu võtnud, siis ma tunnen, et ta ei ole mind kuulanud ja minust aru saanud. Ja võt sellise klassikalise teineteise kuulamisega, peegeldamisega me aeglustame tempot, me aeglustame seda, et meil need ärevused tuleb peale ja me kuuleme tegelikult teineteise sõnumit. Ja see on esimene turvalise ruumi loomise samm ja peaaegu ka selles kontekstis, imaga kontekstis ainus, aga et siin on lihtsalt olulisi nüansse vaja teada, et kuidas ma seal saan ennast tagasi hoida ja miks minu partner ütleb seda, mida ta ütleb, ilma et ta oleks mulle potentsiaalselt ohtlik. Oi, mul tekib nii palju küsimusi, nii põnev on. Et esimene küsimus kohe, mis tekkis, on see, et ma olen näinud paljusid paare või naisi või mehi, kes justkui väljendavad seda, et või isegi lihtsalt eemalt vaadates, et justkui see suhe on muutunud selliseks tavaliseks. Et midagi viga ei ole, aga kõik on tavaline.
ja ollakse seal niimoodi ühtlase nagu joone peal, ei ole ühtegi rõõmu, ei ole ka väga suuri tülisid. Et mis siis toimub, mis see dünaamika siis on, et kuidagi nagu sureb ära see suhe nagu või elu ei ole suhtes, et mis sellises suhtes toimub? Rutiin tapab kõike ja juba Maslow on oma püramiidis välja toonud selle, et inimese üks vajadustest seal püramiidis on areng. Ja suhtes on samamoodi, et suhtes peab ka toimuma areng. Ja kui hästi paljud võtavad suhet kui midagi iseenesestmõistetavat, ma lähen sinna, selle nimel ma ei pea pingutama, ma ei pea seal mingit arengut tegema iseendaga, partneriga, ma lihtsalt olen seal, siis võib väga ruttu sinna see rutiin tulla ja siis ma ei tahagi enam ka partnerit kuulata ja mõista ja see ühendus ongi seal kadunud. Armumist on võimalik taas luua, kui armumine läheb mööda inimestel ja paljud elavadki uskumusega, et seda tagasi ei saa tuua, et nüüd ma peangi sellega leppima, siis armumist on võimalik taas luua teatud tegevusi tehes, seda ühendust taas luues ja siis saab ka selle rutiini ära kaotada. Et areng peab ka seal olema. Ja koos areng on eriti hea, sest kui üks pooltest areneb edasi ja teine ei tule kaasa, siis ka seal on omad ohumärgid. Mis need ohumärgid seal on? Seal on need ohumärgid, et see, kes läheb arenema, siis teisel tekib see alateadlik hirm ja ta hakkab maha tegema ja pidurdama seda arengut seal, mis on ka päris loogiline, et see üks võibki eest ära areneda. Ja kahjuks on veel meie ühiskonnas hästi palju seda uskumust, et suhe on nagu naiste teema, et naised võivad tegeleda, et mehed nagu kaasa väga sellega tulla ei taha. Nii et iga mees, kes tuleb naisega sellele teele kaasa, on tegelikult kullatükk, sellepärast et seal on väga suur potentsiaal koos liikuda. Aga mis sa soovitaksid neile, kes nagu praegu tunnevad ennast niimoodi, et nad on üksi selles kohas, et nemad nagu tahavad midagi arendada, midagi muuta ja partner ei tule kaasa, et millest nagu alustada või kuhu nad võiksid minna, mida võiksid teha? Paarisuhte dünaamikat saab õnneks muuta ka siis, kui üks läheb teele. Nii et selles mõttes see dünaamika muutumine on aeglasem, aga kui üks muudab oma suhtumist ja asja, siis kindlasti on võimalused muutusteks, nii et ei pea selle pärast muretsema, kui kaasa ei tule. Aga ma usun, et tulekski alustada uute suhteoskuste õppimisega, et mida teha teistmoodi, sest suhtes olemise oskused ei ole meile kaasa antud, kaasa sündinud. Need on vaja õppida. Ja nende tõttu meil tihti jääbki see suhe sellisesse hääbumisse või rutiini või agooniasse, et me ei tea, et saaks teha midagi teistmoodi. Võiks võtta endale auasjaks, arendada oma suhet ja õppida suhtes olema ja siit tuleb ka siis hea ühendus uuesti, kui ma oskan kuulata. Kommunikatsioon on põhiline, mida siis tuleb õppida. Jaa, sellega ma olen täiega nõus, et me tegelikult ei oska suhetes olla või meil ei ole neid oskusi, kuidas head suhet üles ehitada, et see ju tuleb kõik meie esivanematelt ja neile ei ole keegi õpetanud neid oskusi ja tol ajal ei olnud ju neid õpetusi, mis meil täna kättesaadavad on. Nii et me saame täna nagu nii palju tööd ära teha sellega, kui me töötame iseendaga, õpime, et kuidas suhetes olla, kuidas armastav olla, ühendust luua, et meil on täna nii palju võimalusi rohkem tänu sellele. Absoluutselt, just nüüd on tulnud ju väga palju neid enesearenguraamatuid suhete teemadel ja tegelikult ka paarisuhtealaseid koolitusi erinevatel, kas siis mõistusepäraseid, alateadlikul tasandil, täiesti võiks inimene võtta enda eluprogrammi, siit toimub siis ka eneseareng ja toimub suhteareng. Nii et kui tahate head suhet, siis me peame õppima ja arendama ennast ka selles valdkonnas natukene. Aga üks küsimus on mul veel. Sa ütlesid, et suhtes tekib ärevus või ärevused tekivad üles, et mind väga kõnetab just selline närvisüsteemi nagu tasand ja fight or flight ja kogu see nagu see ärevuse teema. Ja mis see küsimus siis on? Ma proovin seda sõnastada, et see ongi võib-olla see, et kuidas sellest mitte nagu hoiduda, aga või miks see tekib nagu, et võibki olla niimoodi, et üks suhe ongi ainult mingis kaklemise faasis. Jah, see on võib-olla hea viis, kuidas küsida, et ongi ainult üks võitlus omavahel
ja tundubki, et ta on nagu minu kõige suurem vaenlane ja ainuke viis on nagu lahku minna. Et kuidas sellest kohast nagu välja tulla ja sealt maha nagu rahuneda? Kui me esmalt õpime aru saama, et me partneritena saamegi niimoodi kokku, et üks tahab taanduda nendest tülidest ja vestlustest ja teine tahab seda intensiivsemalt vastuseid nõuda. Ehk see on meie mõlema kaitsekäitumine, mis me oleme õppinud lapsena selle valu tõttu. Ja see on üks põhiline asi, mis paare hulluks ajab, teineteist hulluks ajab ja justkui põhjustab nagu, et sa nõuad mult liiga palju ja sa ei räägi muga üldse, on need põhilised laused, mis sealt tulevad. Ja kui sellest dünaamikast aru saada, et see ei ole mingi ebanormaalne dünaamika, vaid see on sinu isiklik kaitsevalude vastu ja sa saad seda muuta, siis sealt saab väga palju tulla teadlikkust. Aga muidu, kui seda ei tea, siis tekibki tunne, et ta tahab mulle halba, tegelikult kaitseb ta hoopis iseennast selle valu vastu, mis ta minu poolt koges. Nii põnev. Igatahes väga palju teemasid, millega süvitsi minna on siin. Et Kristina, mis sulle veel tundub oluline, et mis sa tahaksid võib-olla veel siin jagada, eriti kui sa mõtled selle festivali peale ja selle peale, mida sa plaanid seal teha, et mis sa veel ütleksid inimestele suhete kohta? Et teema, et suhet paika saada on kindlasti pikk, aga kui sa esimest sammu ei tee, siis sa sellel teele ei liigu. Nii et esimesed sammud, esimesed väiksed teadlikkused, uued kogemised saavad viia sinna muutuste teele. Ja kui on tahe, on kõik võimalik, sõltumata sellest, kus staadiumis sa oled. Paljud tunnevad ennast suhtes üksinda ja nad tunnevadki üksinda, sest ei ole ühendust. Ja ühendus on võimalik väga kiiresti tuua, kui sul on teadlikkus teistsugune, kui tänaseni on olnud. Aitäh sulle! Et nii tore kuulda, et see ühenduse teema nagu tuleb nii paljudest valdkondadest meieni, suhtest iseendaga, suhtest teisega ja kõige toredam on see, et me saame seda ise luua. Ja 16–18 juulil siis Ühenduses festivalil on võimalik Kristina töötoas õppida seda, kuidas seda ühendust taas luua. Ja kindlasti saab Kristina kodulehel ja mis su kodulehekülg on? www.siseminerahu.ee. Jah, saab kodulehel tutvuda materjalidega ja kursuste ja teraapiatega, mida ta juba eelnevalt pakub, et kui teemad on väga üleval, et juba vaikselt hakata sinna vaatama, sellega tööd tegema. Nii et kohtumiseni festivalil ja järgmistes vestlustes. Ja muide, selleks ei pea olema partner, et seda esimest sammu teha. Kui sul ei ole parasjagu partnerit, siis tule ja õpi see esimene samm tegema, sul saab olema parem partner. Ja sa tõmbad ligi täpselt seda, kes sa ise oled. Seal arengutasemel, kus sa oled. Just. Aga tšau ja aitäh kuulamast. Ja jaga ka palun seda, kui see tundub sulle huvitav, jaga oma partneriga, jaga sõbra või sõbrannaga. Et ma usun, et mõtteainet on siin väga paljudele. Aga tšau!